Aastaid tagasi siis septembrikuus, kus nagu teada on meil Peipsil väga tormised ilmad, tugevad tuuled, kõva lainetus, olin mina enda vabal vahetusel, kui sööklasse tormas vahetuse vanem Aigar Tamm. Musta kordonisse tuli siis ärev teade Musta kordoni juhtimispunkti, et appi upume Taaliku ja peale mida siis kõne katkes ja rohkemat informatsiooni me ei saanud. Ja antud numbrile ka tagasi helistades see telefon enam ei olnud levis. Ruttu teavitasin ka järgnevatele meestele, et siuke sündmus on toimunud, et korrapidaja sai selle kõne. Informatsioon oli väga napp olnud, paarkümmend sekundit, inimesed suutsid öelda enda umbmääras asukoha, et nad upuvad Taaliku madalikul lähistele. Ja tormasime siis, võtsime varustuse ja tormasime siis kaatriga siis Taaliku suunas. Ja Taalikule lähenedes siis nägimegi, et üks väike täpikene on seal. Ja kui kohale jõudsime, siis ainult vöör oli väljas ja 3 inimest siis olid paadi juures. Mootorpaat oli vett täis, ahtriosa oli vajunud vee alla ja 2 poega siis hoidsid kinni paadi reelingutest ja isa siis ankruköiest. Meie kiire tegevus oli see, et tõime nad siis järgemööda hakkasime oma piirivalve kaatri peale sikutama. Üks poeg seal vees olles andis meile infot, et isa on väga väsinud ja külmunud, et me päästaks nagu tema esimesena ja tõmbasime isa paati. Ja niimoodi ka teised 2 poega. Orienteeruvalt olid nad vees siis 11-12 minutit. Ja saime nad kõik pardale. 2 tükki olid ikka suht külmunud juba. Kehatemperatuur langenud circa 33 kraadini, nemad toimetati Tartusse Maarjamõisa haiglasse. Sel 3. ei olnud häda midagi, et sellega läksime, tõime veel ka nende uppunud paadi siia Mustvee sadamasse tagasi. Õnnetus oli väga õnnelik, kuna mehed kandsid seljas endal päästeveste. Et tänu sellele nad pidasid seal vastu. Mis neid veel päästis, oli see, et nad oskasid öelda oma asukohta. Meie jaoks on väga tähtis see, et kui inimene, kus Peipsi järvele läheb, teaks ka, kus kohas ta navigeerib.